Nii, täna tuleb siukene veidikene veider video, aga väga praktiline. Praktiline ka seetõttu, et minu käest on mitmed küsinud nõu, aga kuna pole olukorda olnud, siis ei ole saanud nõu anda. Ehk siis mis nõu? Et kui läheb katki tarp, telk, seljakott ja nii edasi, kuidas mina parandaks? Väga lihtne. Et alustame siis sellest, et minul on katki läinud seljakott. Päris suur siukene võimas auk on sees. Väga strateegiline koht ehk küljetasku, kus on kõiksugu tähtsad vajalikud asjad sees, mis ei tohi kaduma minna. Nii, nüüd millega ma parandan? See on väga oluline, et ma ei hakka mingi tõmblustöid tegema. Vaat selline teip. Ilma liialdamata peaks see olema nagu üks maailma kõige tugevamaid teipe. Et mis siin siis veel sees on? Teip ise ja võt siis isegi väike naps on kaasas. Nii, okei. Et aga kuidas ma seda siis nüüd parandan? Kuna mul on kott ka üksjagu tolmune pealt. Ma olen ka samal viisil tegelikult parandanud oma pahille aastaid tagasi. Ja uskumatu, kui see ka ei ole, aga see teibi paik on seal peal püsinud. Las ma mõtlen. 14 aastat vist. Üksjagu. Nii. Siin on mul nüüd see alkoholilapp. Sellega ma nii-öelda puhastan ära selle haava ümbruse. Seespoolt ei ole väga vaja puhastada. Tundub olema kott puhtam. Aga siit väljaspoolt küll. Nii, ja miks? Jah, et ta paremini nii-öelda kleebiks. Nii. Pean mõtlema, kuidas ma seda asja nüüd siin teen. Teen kuidagi niimoodi, et lõikan siukse tüki siit välja. Paraja suure tüki, et oleks tugevalt üle nii-öelda augu. Ja nüüd see, mis mul käes on, selle ma lõikan omakorda pooleks. Ahah, noaterale jäi liim peale. Ja juba oli tunda, kui karm liim see on. Kusjuures teip ise on päris huvitav. Siukene, ma ütleks niimoodi, kui kellelgi on olnud kokkupuudet sellise asjaga nagu keelplaastrid, siis see on üllatavalt sarnane nagu keelplaastrile. Nii. Kui palju iganes siit nagu näha võiks kaamerast olla. Ja küll ma teen selle selles mõttes lõpuni ja siis üritan näidata. Et point on selles, et ta tugevamalt hoiaks, siis peab nii-öelda paik olema mõlemal pool.
rebendit. Nii, proovin korraks lähemale suumida. Nii, sisemine pool, välimine. Täitsa tekkis huvi, kas ma nüüd seda siit lahti ka saan vajadusel. Oho, no saaks kuidagi viisi. Aga selge on see, et jõhkralt tugevalt on ta kinni. Vaat. Ja mul siin ilmselt tuleb kunagi üks video ka sellest, kuidas on vaja ühte tarpi parandada. Aga veel kord siis selline korralik tugev teip, et sellise võiks endale igaks juhuks hankida, et no täpselt lähevad sul püksid katki või jope või telk või no siin nagu pildi pealt võib näha isegi, kui autokatus katki läheb, et siis või purjelaud pooleks. Et siis sellega peaks need probleemid saama ära lahendada. Et mina sain selle selliselt lehelt nagu telksaunad.ee, aga eks ma panen nii-öelda kuskile video juurde ka netiaadressi nii-öelda, kus seda saaks tellida, et siis on teada, aga ma arvan küll ühte sükest brutaalset teipi, mis seob kõik kinni ja jätab kinni. Sellist võiks igaks juhuks tõesti oma matkavarustuse seas omada. Nii palju siis raskest muusikast.